minu jaoks ongi eneseareng see, et mina ise, ma pärast räägin natuke täpsemalt, kelleks nagu mina ennast pean, aga minul ei ole mina ise minu sees, nagu näiteks mõni arvab, et hing on meie sees, kes meid juhib. Mina pigem pean ennast nagu kõrgemaks teadvuseks või kõrgemaks minaks, ehk siis ma ikka pigem ümbritsen oma keha, füüsilist keha siin, kes on maises kehastuses. Ja minu jaoks ongi see eneseareng on see oma enda kõrgema mina kuulamine. Ja ma kuulan podcaste ja loen raamatuid ja niimoodi, aga ma tunnen ammu juba ära enda sees, mis mind trigerdab, on nagu halb öeldud, pigem tõmbab seesmiselt. Ja võt sealt taga on mul mingi kas suus taipamine või mingi muu info, mida mina ei ole veel taibanud oma sees. Aga tegelikult juba ammu eneseareng toimub ainult minu enda energia väljas, minu sees ja nii edasi. Ja see, et see väline, kui sa ütled endale, et see väline info, mis tuleb, no ma ei tea, minult, Peebult, Andruselt, mis iganes, et see nagu, sa kaod sinna sisse ise ära, siis võib-olla ongi sellepärast, et sa väga samastud nende teiste inimestega. Aga kui sa vaatad neid nagu lihtsalt teisi elusi, siis see lihtsalt tuleb, voolab sinu eest läbi ja läheb nagu edasi. Et see nagu ei pane sind endas või oma selles, ma ei tea, tõeks pidamistes kahtlema. Et nii on vast lihtsam. See nutmine ei näita, et sa samastud. Mina ikkagi nutan, aga ma ei nuta enam nagu raskelt, et mul on ka valus, vaid see on lihtsalt nii ilus, kuidas see inimene seal tunneb neid tundeid, kuidas ta mängib, et me võime ikkagi nutta ja kaasa elada, aga me ikkagi ei samastu.